Tere tulemast! Eile, kui ma hakkasin kirjutama uut Father's Love Letterit inglise keeles, tuli mulle uuesti ja uuesti sõna laulust 40-60. Lase lahti ja ole tasa ja tea, tunne ära ja mõista, et mina olen Jumal. Ja laul 137:7, ole vait ja puhka isandas. Oota teda ja toetu kannatlikult tema peale. Teadsin, et kuigi ma kirjutasin seda kirja teistele, tuli mul endal neid sõnu kuulda võtta. Seega ma võtsin õhtul enne magamaminekut aja, et olla lihtsalt vait Jumala ees. Ma valasin oma südame tema ees osaliselt välja. Kuid öösel äratas Jumal mind uuesti ja lasi mul edasi oma südant tema ees välja valada. See oli nii eriline ja nii imeline aeg. Jumal ajab mu vahel öösel üles, kui ma päeval ei võta aega, et olla vait tema ees ja kuulata. Öösel, kui mu mõtted ei ole mujal, keskendun temale. Hakkasin oma südant Jumalale välja valama ja muidugi tuli kõigepealt välja see, mis kõige enam alateadlikku muret mu südames tekitas. Asja, mida vajan, kuid ei saa neid oma rahakoti sisu abil soetada. See tekitab kohati tõelist ahastust. Mõtlesin, et Jumal, miks mul ei ole piisavalt sissetulekut? Mida ma pean tegema? Mis on see juur, mis hoiab ära piisava sissetuleku? Hakkasin nägema seda, kuidas ma olin läinud erinevatele kursustele ja maksnud suured summad selleks, et õppida, kuidas endale hea sissetuleku luua. Iga kord olin näinud ootuses ja lootuses, et nüüd saan oma rahaasjad korda. Kuid iga kord pidin pettuma. Algul oli õhin sees ja ideed, mida teha, kuid siis see õhin kadus. Ja need ei olnud sugugi maailmakursused, need olid respekteeritud kristlikud kursused ja koolid. Samas teadsin, et Jumal on kutsunud mind õpetama tema ihu. Aga kuidas ma muudkui õpetan ja siis virelen ise puuduses? Mida ma tegema pean? Ütlesin Jumalale ausalt, et ma ei julge teda usaldada, sest ma pole näinud seda varustust, mida ma vajan. Loomulikult on ta mulle alati varustanud selle, et mul on kõik arved makstud ja toit laual ja katus pea kohal ja kenad riided seljas. Kuid mu vastutuse koorem on kasvanud ja mu vajadused samuti. Olen mõnda aega palunud, et isa õpetaks mulle kuningriigi finantssüsteemi. Ka sel ööl sain väga selge sõnumi, et selle maailma finantssüsteemi peale toetudes me aina virelemegi või siis pingutame meeletult, et sissetulekut endale luua ja me tähelepanu ongi sellele, et arved on ju vaja maksta, toit on vaja lauale panna ja siis tahaks ju ka nautida seda, mille oleme oma raske tööga saavutanud. Me tähelepanu hoitakse jätkuvalt meie vajadustel, me soovidel ja me mõtted keerlevad selle ümber, kuidas endale midagi lubada. Vähemalt minu mõtted lähevad ikkagi sellele, et kuidas saada endale lubada selle vajaduse täitmist või teise vajaduse täitmist. Valvetan küll oma vajadused Jumala kätte, aga siis hakkan automaatselt mõtlema sellele, mida minul tuleks teha selleks, et soetada selle, mida ma vajan. Kust pean kokku hoidma, mille pean maha müüma ja nii edasi. Hakkasin nägema seda, kui teemonlik selline mõtlemine on. See on sõna otseses mõttes vangistus. Ma hakkasin aru saama ka sellest, et kui ma nii edasi lähen, siis ei vii ma täide ka seda kutsumist, mille Jumal minu elu peale on pannud. See on selle maailma vaimu sisestatud mõtlemine. Kui ma nii mõtlen, olen ma selle maailma vaimu vangistuses. Samas ei ole see vaid otsuse küsimus. Ja ma nüüd otsustan, et ma enam selliselt ei mõtle ja hoopis usaldan täielikult Jumalat. Tahtejõu abil sellisest mõtlemisest välja tulla ei ole võimalik. Ma mõistsin, et mul tuleb sõna otseses mõttes tõusta vaimus täiesti uuele tasandile ja õppida mõtlema ja elama täiesti uuel tasandil. Ma nägin hästi selgelt ka seda, et selline mõtlemine hoiab meid kanade tasandil. Me oleme nagu puurikanad, kes ajavad taga terakesi oma nina ees. Lendu me sel tasandil igatahes ei tõuse ja kurat hõõrub käsi. Kui Jumal nimetab meid kotkasteks, kes tõusevad kõrgele üles ning vaatavad oma olukordi taevasest perspektiivist,
nähes sealt lahendusi ja kutsudes need esile. Ja ma loen Jeesaja 40 ja 31 piibli laiendatud tõlkest. Aga need, kes ootavad isandat, kes ootavad teda suure ootusega, kes otsivad teda ja loodavad tema peale, need muutuvad ja uuendavad oma jõu ja väe. Nad tõstavad oma tiivad ja tõusevad üles Jumala lähedale, nagu kotkad tõusevad päikese poole. Nad jooksevad ega väsi, nad kõnnivad ja ei nõrke ega tüdi. Kui maailm peab saavutamiseks kiirustama ja pidevalt tegutsema, siis käivad Jumala kuningriigi asjad hoopis teistmoodi. Me näeme siin, et hoopis vaikses ootamises peitub meie jõud ja vägi. Kotkaks kujunemine sünnib just Jumala ootamise kaudu, vaikse ootamise kaudu. Mulle tohutult meeldib Jeesaja 30:15. Sest nõnda ütleb Isand, Jumal, Iisraeli püha, kui pöördute tagasi minu juurde ja puhkate minus, siis teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus. Sest nõnda ütleb Isand Jumal, Iisraeli püha, kui pöördute tagasi minu juurde ja puhkate minus, siis teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus. Mis iganes olukord meid tabab, kui puhkame Jumalas, siis saab tema meile pääste tuua. Me kuuleme tema juhtnööre ainult vaikuses, mitte kiirustamise keskel ega surve all. Kui me pidevalt tegutseme, üritades ennast ise mingist keerulisest olukorrast välja kangutada, siis Jumal lihtsalt ootab kulissides. Jumal ei tegutse meie eest, kui meie ei võta aega, et temast puhata. Ta lubab meil tegutseda seni kaua, kuni me nõrkame. Jumal alustab sealt, kust meie lõpetame, alla anname, alistume. Hesekieli 17. peatükk jutustab meile väga huvitava loo. Ja ma loen selle samuti piibli laiendatud tõlkest. Ja mulle tuli sõna, Isanda sõna, ta ütles, inimese poeg, anna mõistatus ja lausu tähendamissõna Iisraeli soole ning ütle, nõnda ütleb Isand Jumal. Suur kotkas Nebukadnetsar suurte tiibadega, pikkade hoosulgedega, rikkaliku kirju sulestikuga tuli Liibanonile, mis on Jeruusalemma sümbol. Ja haaras seedrilt ladva. Ta katkus ära selle võsude tipud noorukese kuninga Jojakini ja viis kaubitsejate maale, Paabelisse, asetas kaubitsejate linna. Kui palju Jumala tippusid saab vaenlane ära katkuda ja kaaperdada ja viia kaubitsejate linna Paabelisse. Jeremia 52. peatükk kõneleb samuti, et kui Paabeli kuningas heitis kõigepealt noore Juuda kuninga Jojakini vanglasse, siis võeti ta ühel hetkel kongist välja ja salm 33 ütleb, et Jojakin vahetas oma vangiriided ning sõi alaliselt Paabeli kuninga lauas kogu oma eluaja. Kuigi ta sõi uhkelt Paabeli kuninga lauas ning elas uhkelt tema kuningakojas, jäi ta siiski eluks ajaks vangistusse. Kui paljud kristlased elavad uhkelt ja rikkalikku elustiili mõistmata, et nad on tegelikult Paabeli kuninga vangistuses, kelle eesmärk on hoida neid viimast täide Jumala kutset oma elus. Ma loen edasi salmist 5. Siis ta võttis maaseemet Sitkija ühe kohalikust kuninglikust perekonnast ja heitis külvipõllule. Pani Sitkija Juuda vasallkuningaks tema vennapoja Jojakini asemele, otse kui paju rohke vee äärde. See võrsus ja sai muhavaks, madalat mitte Taaveti kasvu viinapuuks.
lehestik pööratud allumises kotka poole ja juured jäid alluvusse tema Paabeli kuninga alla. Ja see sai viinapuuks, ajas harusid ja sirutas välja võrseid. Aga oli veel üks suur kotkas, Egiptuse kuningas suurte tiibadega ja rohke sulestikuga. Ja vaata, see viinapuu Sitkija pööras oma juured roidunult tolle poole ja sirutas oma oksad tema suunas, ära peenralt, kuhu ta oli istutatud, et too kastaks teda paremini. Kuigi see oli istutatud heale põllule rohke vee äärde ja see oksi ajades ja vilja kandes võiks saada toredaks viinapuuks. Ütle, nõnda ütleb Isand Jumal, kas ta hakkab vohama? Kas tema solvatud Nebukadnetsar ei kisu selle juuri välja ega eemalda selle vilja nii, et kõik selle värsked vast idanevad lehed kuivavad? Ei ole tarvis tugevat käsivart ega palju rahvast, et seda juurte küljest lahti kiskuda, täielikult Iisraeli rahvusliku eksistentsi lõpetades. Jah, vaata, see on küll istutatud, kuid kas see edeneb hästi? Eks see kuiva hoopis ära, kui idatuul seda puudutab. See närbub vagudes ja peenardes, kus ta tärkas ja kasvas. Ja mulle tuli Isanda sõna, ta ütles, ütle ometi vastupanijale soole, kas te ei mõista ega saa aru, mida need asjad tähendavad? Ütle, vaata, Paabeli kuningas tuli Jeruusalemma ja võttis selle kuninga Joojakini ja vürstid ning viis need enese juurde Paabelisse. Seejärel võttis ta ühe kuninglikust soost kuninga onu Sitkija ja tegi temaga lepingu ning laskis tal vanduda. Aga maavõimu kandjad viis ta ära, et kuningriik jääks jõuetuks ja madalaks ega ajaks ennast püsti, kuid see Nebukadnetsari lepingust kinni pidades jääks püsima. Milleks siis üritab vaenlane meid kõikvõimalikesse lepingutesse saada? Selleks, et me jääks jõuetuks ja madalaks ega ajaks ennast püsti. Salm 15. Kuid tema Sitkija mässas Nebukadnetsari vastu ja läkitas oma käskjalad Egiptusesse, et talle antaks hobuseid ja palju rahvast. Kas see saab õnnestuda? Kas pääseb see, kes niimoodi teeb? Kas ta saab Paabeliga lepingut murda ja siiski pääseb? Meil tuleb mõista vaimumaailma lepinguid, sest vastasel korral me jääme igavesti vangistusse, ka uuesti sündinud kristlastena. Salm 16. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Isand Jumal, Sitkija sureb selle kuninga Nebukadnetsari asupaigas, tema juures Paabelis, kes tegi tema Sitkija vasallkuningaks, kelle vannet Sitkija põlastas ja kelle lepingu ta murdis. Vaarao suure sõjaväega ja suure rahva hulgaga ei aita teda sõjas, kui kuhjatakse piiramisvalja, ehitatakse piiramisseadmed paljude elude hävitamiseks. Sest Sitkija põlastas vannet ja murdis lepingu. Vaata, kuigi ta andis oma käe, tegi ta ometi seda kõike, ta ei pääse. Seepärast ütleb Isand Jumal nõnda, nii tõesti, kui mina elan, minu vande, mille Nebukadnetsar minu jaoks tegi, mida Sitkija on põlastanud, ja minu lepingu, mille ta murdis, laon ma tõepoolest tema enda pea peale. Ma laotan oma võrgu tema peale ja ta püütakse minu püünisesse. Ma viin ta Paabelisse ja mõistan seal kohut tema üle truudusettuse pärast, mida ta on osutanud minu vastu. Ja kõik ta põgenikud Juuda maalt kõigist ta väehulkades langevad mõõga läbi, aga järele jäänud pillutatakse kõigi tuulte poole. Ja te saate tundma, mõistma ja aru saama, et mina, Isand, olen rääkinud. Mõtle sellele, Sitkija oli see, kes lepingu murdis, kuid kõik ta alamad said samuti peksa. Kellega me oleme lepinguid sõlminud, kelle üle Jumal senini kohut mõistab ning ka meid surma sisse kisub. Vaimumaailma asjad on väga peened ja meil tuleb teada neid, sest vastasel korral elame lõpuni välja võitlustes. Me mõtleme, et
et vaenlane ründab meid ja me sõitleme ja me võitleme ja me üritame nii öelda vaenlasele vastu astuda, kuid me ei mõista seda, et tegelikult on see elav Jumal, kes mõistab kohut meie üle nende kurjade lepingute tõttu, mis meil ikka veel paigas on. Ja salm 22 ütleb edasi, nõnda ütleb Isand Jumal, aga mina ise võtan tippu kõrge seedriladvast ja istutan selle maha. Ma katkun selle võsude tippudest kõige õrnema ja istutan kõrgele ja järsule mäele. Iisraeli kõrgele mäele istutan ma selle. See ajab oksi ja kannab vilja ning saab toredaks seedriks. Selle alla asuvad kõik linnud, kõik tiivulised elavad selle okste varjus. Ja kõik metsapuud saavad tundma, mõistma ja aru saama, et mina olen Isand, kes teeb madalaks kõrge puu, kõrgeks madala puu, kuivaks toore puu ja paneb haljandama kuivanud puu. Mina Isand olen rääkinud ja mina teen seda. Muidugi ei ütle Jumal meile siin, et ma vaatan, kuidas mul praegu tuju on ja ma ülendan seda, kes mulle hetkel meeldib ja ma teen madalaks selle, kes mulle ei meeldi. Ma mängin teiega nagu malenuppudega. Ei, Jumal on alati õiglane, ta on alati aus ja ta saab meile anda vaid meie tegusid mööda. Ta ei saa meid õnnistada, kui meie eludes on paigas needuse lepingud. Ta tahab kõiki õnnistada ja meile head teha, kuid meie piirame teda oma otsuste ja valikutega. Me näeme selles peatükis, et Sitkija sõlmis lepingu Paabeli uskumatu kuningaga ja seejärel otsustas, et hakkab sellele uskumatule kuningale vastu. Mida aga teeb Jumal? Jumal ütleb, et Sitkija murdis lepingut temaga, elava Jumalaga. Kas Sitkija samuti nägi seda selliselt? Kas ta mõistis, et kui ta sõlmib lepingu, siis vaimumaailmas on see seaduslik ja kui ta otsustab selle murda, siis tuleb Jumala enda viha ja kättemaks tema peale? Kui me teeme lepingu kellegagi või millegagi, siis see leping on kehtiv ja meie ei saa murda ühtegi lepingut eraldi Kristusest. Kristuses me saame murda lepingud, kuid mitte kunagi ei saa me seda teha ilma, et me oleksime meelt parandanud kõigepealt, et me tegime üldse sellise lepingu. Sest kui leping läheb Jumala sõna vastu, siis tuleb selle lepingu kaudu Jumala viha ja kättemaks meie peale. See on ka põhjus, miks Jumal meile oma seadused on andnud, et me ei läheks nende vastu ega sõlmiks lepinguid pimedusega. Jumal ei saa meid õnnistada, kui meil või meie esivanematel on seaduslikud ja kehtivad lepingud pimedusega. Need lepingud toovad needused meie elude peale. Selleks, et vabaneda nendest lepingutest, tuleb meile Jumalale tunnistada, et meie ja või meie esivanemad on pattu teinud ning parandama meelt ning seejärel purustama need kurjad lepingud. Ma mäletan, et ma lugesin seda sama peatükke mitte ammu ja ma lugesin ja ma ei mõistnud mitte kuidagi, et Jumal seisab Paabeli poolel ja karistab omaenda rahvast kurja lepingu murdmise pärast. See tekitas minust tohutul hulgal küsimärke. Aga siis hakkasin ma uurima vaimumaailma lepingute kohta ja see peatükk avanes mulle hoopis teisel viisil. Jumal ei ole ebaõiglane oma rahva vastu. Jumal austab iga sõlmitud lepingut. Ta ei saa teisiti, sest vastasel korral läheks ta oma sõna vastu. Muidugi meeldiks meile see, et Jumal on alati meie poolel ja teeb seda, mis on meile hea ja kasulik. Kuid Jumal ei saa eales minna vastuollu enda poolt vaimumaailmast kehtestatud seadustega. Kui me hakkame mõtlema sellele, kuidas me vahel soovime, et Jumal käituks, et ta maksaks kätte kõigile neile, kes on meie suhtes ebaõiglaselt ja vääralt käitunud, vaatamata sellele, kuidas me ise käitume, siis me tegelikult ju ootame, et Jumal oleks meie käpiknukk. See tähendaks ka seda, et me ei tea mitte kunagi, kuidas Jumal millelegi reageerib, sellepärast et vastaspool ootab ju Jumal täpselt samasugust käitumist. Kuid Jumal on õiglane. Ta on kõikumatu. Ta on muutumatu. Ta liigub alati vastavalt oma sõnale. Ta on paika pannud teatud piirid ja ta liigub nende piiride raames. Jumal austab seadusi ja lepinguid, ka neid, mis on kurjad.
Jumal on armastus. Ta alati armastab ja seda lõpuni välja. Ükskõik mida inimene teeb või kuidas inimene käitub, Jumal armastab, sest ta on armastus. Kuid Jumal on ka õiglane Jumal ja tema õigus mõistab alati kohut pattu ja ülekohtu üle. Need on piirid. Need on vaimumaailma reeglid. Kui me neid mõistame ja vastavalt nendele elame, on kõik hästi. Mida Jumal mulle veel sellel ööl näitas, on see, et minu perekonnaliinil oli paigas ülekohtune leping rahaga. Me ise võime mõelda, et me ei armasta raha, me armastame Jumalat, kuid selle ülekohtu juur võib olla meie perekonnaliinis vägagi tugevalt sees ja seega mõjutab see meid seni kaua, kuni me selle juure välja tõmbame. Ja ma loen 1. Timoteuse 10. peatükist ja 6. peatükist ja 10. salmi eestikeelsest piiblist. Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endile valmistanud palju valu. Mõtle sellele, mida Jumal ütleb. Kõige kurja juur on rahaarmastus. Kõige kurja juur. Kas sinu elus on kurja? Kui on, siis on väga võimalik, et sinu elus on lepingud rahaarmastusega. See kirjakoht ei viita sugugi ainult rikastele. Paljud vaesed, kes jätkuvalt puudusest vaevlevad, teevad seda just sellepärast, et neil on südames rahaarmastus. Hiljuti pakkusid mu endised kursuse kaaslased kristlikust koolist mulle ühte palju tõotavat sissetuleku vormi. Seekord ma ei kiirustanud sellega edasi liikuma, vaid palusin, et Jumal avaks mulle selle ukse, kui see on temalt. Jah, see tundus väga head tulu toovana ja see oleks nii mitmed mu vajadused kiiresti lahendanud, kuid mul puudus see summa, mis tuli algselt sisse maksta. Ma pidin selles Jumala peale lootma. Ma otsustasin, et seekord ei hakka ma ise välja nuputama, kust ma selle summa saada võiksin. Ma vaatasin seda videot, mis seda sissetuleku vormi reklaamib ja mulle vaatas vastu selle sissetuleku algataja daami selja taga riiulilt Buda kuju. Ma olen kindel, et mu kursuse kaaslased seda tähele ei pannud või siis ei pidanud nad seda millekski, kuid see kõnetas mind. Minu jaoks näitas see täpselt seda, kes selle sissetuleku allika taga on ja temaga ma lepingusse astuda ei soovi. Ma usun, et ma panin seda ka eriliselt tähele sellepärast, et ma olin juba mõnda aega selle sisemise vabanemisega tegelenud. Ja ma soovin lugeda veel Jeesaja 30. peatükist. Ma loen eestikeelsest piiblist salmid 1, 6 ja 7 ja siis lähen edasi piibli laiendatud tõlkega alates salmist 12. Häda kange kaelseile lastele, ütleb Isand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, kes teevad liidu, aga ilma minu vaimuta, lisades patule patu. Ennustus lõunamaa Jõehovu kohta, läbi häda ja viletsuse maa, kust on pärit ema ja isa lõvid, mürkmaod ja lendmaod. Viivad nad eeslite seljas oma rikkused ja kaamelite küürudel varandused rahvale, kellest ei ole kasu. Et Egiptuse abi on tühine ja asjatu, siis ma nimetan seda paigal püsiv tormakus. Mulle väga meeldib see väljend paigal püsiv tormakus. Samas on suhteliselt karm, kui palju meist elavad selliselt. Salm 12. Sellepärast ütleb Iisraeli püha nõnda, sest te põlgate ja rükkate põlastusega tagasi minu sõna ja usaldate kavalust ja rõhumist, kõverust ja väärust ning toetute neile, ehk siis kõigele, mis on inimlik, meie silmis õige ja hea, kuid tegelikult hoopis kuradi seeme. Ja sageli me isegi ei näe, et me seda teeme, sest me oleme niivõrd harjunud teatud viisidel mõtlema. Salm 13. Sellepärast on see ülekohus ja süüd teile nagu kõrge müüri purustatud osa, mis on väljapoole pundunud ja valmis mingil kaugel päeval langema ja mille kokkuvarisemine sel päeval saabub äkitselt ja kiiresti silmapilkselt.
kui kõik läheb pikka aega hästi, siis see ei tähenda seda, et kokkuvarisemist ei tule. See võib toimuda väga äkitselt, nagu väga mitmete kristlike juhtide eludes. See on see põhjus, miks meil tuleb vaadata oma suguvõsa ja vaadata, millised ülekohtujuured on meie suguvõsas sees. 14 ütleb edasi ja ta murrab selle nagu potsepa anumaa katki, purustades selle säästmatult tükkideks, nii et selle tükkide hulgast ei leitaks ühtki nii suurt, et saaks koldest sütt võtta või vett veepaagist ammutada. Kui paljude ustavate Jumala teenrite elu on selliselt kokku varisenud. Ja salm 15, sest nõnda ütleb Isand Jumal, Iisraeli püha, kui pöördute tagasi minu juurde ja puhkate minus, siis teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus, kuid te pole seda tahtnud, vaid te ütlesite, ei, me kiirustame omaenda teed mööda hobustel. Seetõttu kihutate põgenedes vaenlaste eest. Te ütlesite, me sõidame kiirete ratsudega, ajades oma rida. Seepärast on need, kes teid taga ajavad, nii kiired, et 1000 teist põgeneb ühe ähvardusel. 5 ähvardusel põgenete, kuni jääte nagu majakas või lipumast mäetippu ja nagu märguanne mäele. Ja seepärast ootab Isand tõsimeeli, oodates, vaadates ja igatsedes, et olla teile armuline. Ja seepärast ta tõuseb, et halastada teie peale ja näidata teile heldust. Sest Isand on õigluse Jumal, õndsad, rõõmsad, õnnelikud, kadestamisväärsed on kõik need, kes teda tõsimeeli ootavad, kes otsivad ja igatsevad teda, tema võitu, tema soosingut, tema armastust, tema rahu, tema rõõmu ja võrratut katkematut osadust temaga. O rahvas, kes elad Sionis, Jeruusalemmas, sa ei nuta enam. Ta on kindlasti sulle armuline, kui kuuleb sinu hüüdeid. Kui ta neid kuuleb, vastab ta sulle. Ja kuigi Isand annab teile hädaleiba ja viletsuse vett, ei peida su õpetaja end enam, vaid su silmad vaatavad järjepidevalt oma õpetaja peale. Ja te kõrvad kuulevad sõna, mis ütleb, see on tee, kõndige seda mööda, kui pöörate paremale ja kui pöörate vasakule. Siis sa rümetad oma hõbedaga kaetud nikerdatud kujud ja kullaga karratud valatud kujud ehk ebajumalad, suhtumised, sõltuvused, traditsioonid, käitumismaneerid, lepingud ja nii edasi. Sa heidad nad minema nagu määrdunud verise riide ja ütled neile, mine ära. Siis annab ta vihma su seemne jaoks, mida sa külvad põllule ja maasaagist leiba, mis on toitev ja rammus. Sel päeval sööb su kari avaral karjamaal. Niisamuti söövad härjad ja noored eeslid, kellega haritakse maad, maitsvat ja soolast sööta, mida on tuulutatud visklabida ja kahvliga. Ja igal kõrgel mäel ja igal kõrgel künkal on ojad ja veeojad suurel tapapäeval, Isanda päeval, kui tornid kukuvad ja tema vaenlased hävitatakse. Veelgi enam, kuu valgus on nagu päikesevalgus ja päikesevalgus on 7-kordne nagu 7 päeva valgus koondunud ühte. Päeval, mil Isand seob kinni oma rahva vigastused ja parandab nende haavad, mis on tema poolt tekitatud nende pattude tõttu. Jumal seob me haavad, kui me pöördume tema poole. Jah, see ei ole hingevaenlane, kes tuleb ja tekitab meile enamjaolt igasuguseid probleeme, vaid need võivad olla paigas olevad kurjad lepingud meie perekonnas. Ja meil tuleb otsida Jumalat selleks, et need lepingud leida, et nendest meelt parandada 4. põlveni välja ja need purustada selleks, et Jumala õnnistus saaks meie elude peale tulla. Jumal austab iga lepingut, olgu see kuri või olgu see hea. Ma loodan, et see oli sulle õnnistuseks ja see julgustab sind ootama Jumalat, otsima teda ja tema pääste tuleb sulle. Ole kindel, ole kõikumatu, ole südamest õnnistatud. Amen.